Nii, tere tulemast Viljandisse. Reformierakond on jõudnud kohvikusse Fellin. Hea meel on näha, kes on siia tulnud ja kes meid jälgivad Facebooki vahendusel. Tänapäevastel meetoditel siis Facebook Live'i kaudu võimalik meid jälgida üle terve Eesti. Ja tere tulemast, Jürgen. Sind on alati hea näha siin Viljandis, et alati... Mul endal ei ole. Alati, kui sind kutsuda, sa oled kohal. Ja seekord siis räägime julgeolekust. Sa oled... Kutsu sisse. Sa oled... Jaa, tulge edasi. Tulge edasi. Eriti kui süüa tood. Sa oled olnud minister, erinevaid ministreid portfelle kandnud. Oled olnud haridusminister, kaitseminister, välisminister ja ka rahandusminister ja nii edasi. Kuigi meil see teema on täna majandus ja julgeolek, me ikkagi ei saa vist päris üle ega ümber sellest Ukraina teemast, mis seal toimub. Et võib-olla sa natukene avad seal neid kaarte ja et mis seal siis on. Et miks ma seda küsin, on just see, et praegu kui meediaruumis tarbida meediat tavalise meediainimesena, lugejana, et siis jääb mulje, et kas midagi on halvasti, et kas me peaksime olema mures, et Venemaa ründab ka meid ja nii edasi, et mis see sinu tunnetus on? No halvasti on küll, sest Ukrainas on sõda, aga halb on tegelikult ka see, kui nüüd vaadata, kuidas öelda, siis tavalise meediajälgija silmaga, et kõik sõnumid pole ka meie valitsejate poolt on õnnestunud, et kindlasti me ei tohiks teha nagu või selliseid avaldusi teha, et sõda võib alata või et Venemaa ei ole oluliselt nõrgenenud. Et need on ju teinud mitu tiiru juba ümber maailma viimastel päevadel, et me oma valitsuse liikmete suu läbi ei tohiks nii teha. Et kindlalt tuleks ikkagi rahustada inimesi, et sõda tulemus ei ole. Ja seda ei ole kuidagi tõenäone, sest ja üks põhjus on just nimelt see, et Venemaa on oluliselt nõrgestatud. Ta on oma kvaliteetsema varustuse suuresti ära kulutanud, ta on oma võitlusvõimelised üksused ära räsinud ja isegi kui tal Ukrainas on ajutisi edusamme või pisikesi edusamme, siis ei ole ta võimeline avama mingitki uut rinnet. Et loomulikult hullumeelne võib alati nupule vajutada. No, oletame, et seal teised hullumeelsed ei pane kätt ette. Ma siis ka arvan, et seda ei juhtu. Seda esimest ja kui juhtub, siis see teine juhtub, et ikkagi tuumanupule vajutamine ei ole realistlik stsenaarium. Ja samuti ei ole realistlikum see, nagu võiks Venemaa kuidagi otsida vastasseisu NATO-ga. Ja Eesti on NATO. Seda ma just mõtlesingi, et tahtsingi küsida, et räägitakse küll, et ühtegi tolli me ei anna ära, aga erinevad jälle signaalid, et võib-olla natuke ikkagi võiks, aga kuidas sul see... No kõige lollem ongi asja, miks sellised avaldused ei tohi, üks põhjus, miks teha on see, et see antud juhul see oli lausa Saksa meedia häälestab Saksamaad mõtlema, et ohoo, et tegelikult tõde on seal, et me võiksime alustada läbirääkimisi Ukraina või mis iganes. Et NATO tollidest ei ole üldse jutt, aga jutt ei tohiks olla ka mingil juhul sellest, et nagu me oleksime valmis läbi rääkima Ukraina teemal. Ja see on see suur erimeelsus ka Eesti sees, et üks seltskond meil siin, et mis seal salata, et ma pean ka neid vaidluse kohti avama, et mitte kedagi laimates, aga EKRE-st tuleb ju väga palju selliseid signaale, et me oleme rahu poolt, mitte ühe või teise asja poolt, et need ei ole juhuslikud väljaütlemised, vaid need on just nimelt väljaütlemised sellest, mis sees on ja see, millest siis sees inimesi, milles häälestatakse. Ukraina värvide suhtes aetakse viha, aga ka seda, et nagu ikkagi parem oleks rahu kui selline sõda. Aga see on, me ei kujuta ette tegelikult Euroopas elu, kui tuleksid läbirääkimised Ukraina territooriumi arvel. Et seda ei tohi olla.
vähe sellest, et tegelikult ei tohi seda ka Venemaa raha vabaks anda, et ta peab ikkagi, mis on külmutatud, see 100 miljardid peaksid ikkagi jõudma Ukraina ülesehitamisse. Ja jah, et kui me selliseid vedelaid avaldusi teeme, siis lääne valija, kes on kindlasti patsifistlikum veel kui Eesti valija, et jääbki mõtlema, et kuule, et ikka kalliks läheb see asi, et kuule, et rahu oleks parem. Mis sul ennustus on, kaua see sõda seal kestab praegu? Hea küsimus, lihtne küsimus. See on hea küsimus ja mul praegu kalendrit ees ei ole, aga kui mul oleks, siis ütleks, et ei tea. Ma arvan, see on ka kõige täpsem vastus. Sest et ma nägin pealkirja ja avanud seda küll, aga et isegi meie saadik Ukrainas, kes kindlasti on ka luure taustaga ja niisama mulli ei saa ajada, on öelnud, et ka järgmine aasta kestab sõda. Venelastest ongi väga raske seda loota, et need lihtsalt lõpetavad, aga mis on meie lootus, on ikkagi see, et Venemaa on kindlalt allakäigutrepil oma tehnoloogilises võimekuses, nii lahinguväljal kui ka tootmises. Ja mis on halb külg seal juures on see, et Hiinast paistab järjest rohkem, et nad ikkagi neid lünki üritavad täita. Hiina on huvitatud ühelt poolt rahust, sest ta on suur kaupleja, eksportöör, tahab oma kaubateid vabaks saada, teiselt poolt ta on ka lääne vaenlane ja ta tahaks enda mõjuvõimu seda pidi suurendada, et Venemaa vastu peaks. Nii, aga vahepeal tuletan meelde, kes meid Facebooki laivi vaheldusel vaatavad, et te võite ka oma küsimusi sinna küsida ja eks me lõpuks võtame nad ka letti, kui meil aega jääb, et me siin tundide kaupa lobisima ei jää, et proovime teha tempokalt. Jah, et hommikul kell 8 peab tööl olema, et siis selleks ajaks on läbi. Aga lähme nüüd selle sõja pealt rohkem ka majanduse peale, et selge on see, et ega see sõda ju Eesti majandust, Euroopa majandust ja Eesti oma ka sealhulgas ju mõjutab päris tugevasti, et mis sa arvad, et millised on olnud juba need mõjud või mida võiks ees oodata veel? No meie majandus hakkas sõdal tulema palju varem, kui avalikult meil on räägitud, et tegelikult hakkas ta ettevalmistus selleks vahetu ettevalmistus, pikaajaline ettevalmistus oli muidugi see, et messime aga Vene või Euroopa gaasitorudesse ja siis hoiame kraani, aga seda kraani keerama hakati 2021 kevadel. Ja kui meil hinnatõus jõudis eelmise aasta lõpus, enam aasta tagasi, siis suurema pauguga, siis selle põhjus oli ikkagi see, et turule tulid gaasielektrijaamad. Elektrituru spetsiifika on see, et seal tuleb võtta hinda selle järgi, kes kõige kallimalt toodab. Gaasi hind oli tolleks korraks üles kruuvitud just nimelt kraane koomale tõmmates, et luurepaberid rääkisid juba kuskil juunikuus, eelmise aasta juunikuus, et venelased lasevad neid Euroopa hoidlaid tühjaks. Loomulikult on nendel Gazpromil käes hoidlate vähemus, aga jällegi energiaturg baseerub sellisel defitsiidil, et hind mitmekordistub siis juba, kui on seal 40% oht, et ei tule või minu pärast 10% isegi. Et elektriga on päris hullusti, et seal 0,5% võib tekitada täiesti hüppe, sest et keegi ei taha olla ilma elektrita, ja osad tootjad, ostjad just nimelt on valmis iga hinna eest ostma. Nii et üks on see hind ja teine on lihtsalt sanktsioonid ja tarneraskused, et kui tarneraskused olid kaua aega koroona tõttu, ja siis toimus plahvatus, need kanalid hakkasid lahti minema, piirangud maha, siis toimus tohutu majandushüpe Eestis suurem kui mujal, siis uus probleem tekkis muidugi sõjaga ja meie kannatame sellest rohkem kui Euroopa tervikuna, kui Venemaa kaupu boikoteeritakse, kui kohalikud energiakanalid on nagu kinni keeratud, eks ole, Venemaa elekter, mis oli igale poole jõudis, tekitas järsku defitsiidi, Soome enam ei ostnud, meie ei ostnud.
ja noh, Ukraina mõju seal juures, eks ole, kui praegu, aga põhimõtteliselt tekkis selline energiadefitsiit juba enne, kui sanktsioonid olid laialdasemalt rakendunud. Kui tulid sanktsioonid, siis meid mõjutas rohkem see, et me olime selle Vene odava kaubaga rohkem harjunud ja see ei puudutanud tolleks hetkeks enam gaasi, sest gaasis me olime juba natukene ettenägelikumad ja ka vähem sõltuvad kui enamik Vene gaasist. Aga noh, kaudselt me olime ikkagi ühendatud turg ja pidime hakkama siis asendust otsima, mis reeglina on kallim väga paljudele kaupadele, ka toiduainetele näiteks, et ikkagi osa Venemaa on ikkagi piirkonna suurim eksporter, ma nüüd maailma mastaabis ütlen, et ikkagi ei ole. Ma usun, et see viimane, mis ma nägin, oli Euroopa suurim eksport, kus Venemaa oli, järgmine oli Ukraina, et mõlemad piirkonnad olid suured siis eksportöörid toiduainete poolest, Venemaa muidugi energia poolest, mõlemad väga suured eksportöörid metalli poolest. Kõik see loomulikult Venemaale lähemal lõi rohkem välja. See on siis üks, mis meile on suurem inflatsiooni tekitanud. Teine on see, et me oleme ka oma tarbimiskorvis rohkem nagu meil on tarbimiskorvi koostis rohkem, seal on rohkem energiat toitu. Et kahel põhjusel, üks oleme põhjamaisemad, teised on see, et me oleme ka siiski Eesti või selle alla Euroopa keskmise oma jõukuselt, et kõigepealt ju süüakse kõhu täis ja siis hakatakse muid lõbustusi juurde ostma ja lõbustuse tarbekaupu, kõiki asju. Ja ütleme, kui oluline on siis, et mis see meie enda viga on, siis on loomulikult olnud, mille eest muide Ardo Hansson hoiatas samas kooris meiega, kui ta oli veel Eesti Panga president, et ikkagi see pensionisamba lahti laskmine, selle raha turule tulemine, tema nimetas tookord lausa hüperinflatsiooni, see oli liialdus algusest peale, aga see kindlasti annab nagu veel vunki juurde sellele hinnatõusule, kui inimestel on väga palju raha. Inimestel oli väga palju raha ka koroonapiirangute tõttu, et nad ei kulutanud, nad ei reisinud. Ja siis see sammas, pluss siis see meie enda eelarve defitsiit, pluss see meie endi siis kõik need koroona üleelamise kulud, need kõik, kuidas öelda, siis resoneerusid kõrgemaks inflatsiooniks. Aga see inflatsioon ise on, lööb alla meie konkurentsivõimet, aga see inflatsioon ise muidugi ei ole oluliselt kõrgem kui Lätis, Leedus, et selles mõttes ei maksa nagu ka Kaja Kallase kuritegusid üle hinnata. Ja jällegi ma olen nõus, et ei maksa üle hinnata, aga jah, kui ma tahtsingi selle järgmisena küsida ka, et see inflatsioon on meil päris niisugune muljetavaldav siin Baltikumis. Et kas see nagu ainult selle sõja mõju või on seal mingid muud mõjud veel, et ma siin pean silmas pensionireformist rääkisid juba või sellest samba lõhkumisest, et pean seal veel midagi, rahatrükk Euroopas, lõtv eelarvepoliitika? No eks ma neid mainisin, rahatrükk oli nagu selline makrovundament kõigele sellele, mis väljendus meil siis mingites asjades ka, aga rahatrükk on universaalne, et sa ei saa nagu need igasugu järvanid ja tegelased, kes siin on see pensionisammast õigustanud, pensionisamba lõhkumist, on ju öelnud, et Euroopa Keskpanga rahatrükk on universaalne ja meie endi siis kohaliku panga see väärtpaberite ost oli väiksem kui mujal, et selle mõju meile on tegelikult väiksem. Aga kuna me olime selles rahatrüki oludes piirangute all ja kuna me piirangute vabanemise see tõus oli väga võimas, siis see andis nagu inflatsioonile kiirema hoo kui mujal. Et meil oli inimestel väga palju arvetel raha, hoiust oli väga palju ka tõusnud, kindlasti paljud miljonid eestlased vihastavad, et kuidas eestlasel palju raha on. Aga see on statistika, see on panga numbrid, et ikkagi neid hoiuseid piisab, kui on pooltel inimestel järsku rohkem, kui nad sellega turule tulevad. Ja loomulikult see teine sammas andis aasta tagasi kui ta vabanes juba psühholoogilise osad, ütleme see, mis kulus ei läinud loomulikult kuhugi investeeringuteks, et see väga väike osa läks mingiteks investeeringuteks, ta ikkagi enamusti läks nagu domineerivalt läks kask siis kuhugi Swedbanki üks ülevaade läks spaadesse ja iluteenindusse, see on väike liialdus, aga põhimõtteliselt ikkagi
sellistesse teenustesse ja kaupadesse, et inimesed hakkasid palju tarbima, noh, kaupu nii palju ei olnud, kaubapiirangud ju nii suured ei olnud, aga kui kadus piirangud, siis ka teenuseid tarbida, siis see raha jooksis sinna kohale kõik. Loomulikult hinnatõusud olid paratamatud, palgatõusud, tore küll, aga on ju omaette siis nagu see inflatsiooni see teise laine võimendus ja nii ta siis läheb, et meil on põhimõtteliselt siiski energia- ja toorainepõhine, toiduainepõhine, inflatsioon on läinud majandusse laiali ja teiselt poolt jällegi inflatsioon on pidurdamus, et me ei saa öelda, et järgmine aasta on sama, ei ole, kindlasti on väiksem. Ja majandus samal ajal on tulnud nüüd siis, et kui küsida, et jah, et kas meil on siis kriis või ei ole majanduskriis, et ilmselt majanduslangust meil mingi 2-3 kvartalit tuleb, järgmise aasta prognoosid on kas 0 või -1 seal kuskil või 0,01 isegi. Et ta on ikkagi selline talutav olukord, välja arvatud see, et inflatsioon ikkagi sööb kõigi reaalsissetulekud enam-vähem, et tükk aega enne kui see palgatõus on väga kõrged, enne kui see palgatõus ületab inflatsiooni, sinna läheb natuke aega, aga ma arvan, et vähem kui aasta läheb sinna aega. No seda ütlevad ka need eksperdid, et järgmine aasta on raske, aga edasi läheb vähekene lihtsamaks vähemalt praeguste vaadete poolt, aga... Eks ma räägingi ekspertide pinnal, eks ma ka natuke majandusinimene olen, et mul on... No tundub nii, aga ma küsin lihtsa küsimuse jälle, et aga kui suudaks nagu tagasi vaadata natukene seda aega lükata tagasi, et mis me siis valesti tegime, et jätame selle pensioni välja, et aga üldse, et kas me oleksimegi saanud meie avatud majanduse tingimustes midagi teisiti teha, kardinaalselt? Ma siiski arvan, et nüüd kardinaalselt teistmoodi oleks saanud teha 2016, mitte lasta seda kampa võimule, kes esimese asjana lasi eelarve käest, kuigi majanduskasv oli väga korralik. Kõik rääkisid, polnud meie käes, aga lihtsalt räägin nagu rahvusena, eks. Et kõik olid maru rahul, et saavad meist lahti, publik aplodeeris tegelikult, aga reaalsus oli see, et see tuli ju vale pinnalt, eks ole, et seal omistati mingeid asju, majandusel räägiti seisakust, tegelikult mõeldi seisakul, mida inimesed tajusid, on see, et keegi on kogu aeg võimul. Ja see jääb, ütleme närvi, tahaks vaheldust, põnev oleks, keegi veel tuleks. Savisaar ka, eks ole, nagu Audis ja jube tolle oleks Jüri Ratas. Aga ma ei tea, mis see Jüri Ratase hinnangud Jüri Ratasele praeguseks on, minu omad ei ole kunagi kõrged olnud. Aga põhiline, mis nad tegid, siis veana, et nad lasid ju eelarve reeglid lõdvaks ja praktika veel lõdvemaks. Ja kui hakkab minema ühest hetkeks, siis see eelarve, see tulude-kulude käärid kasvavad. Siis tulid otsa koroonapiirangud, kus oligi vaja teistmoodi kui masuaegset haldamist. Koroona tuli üle elada, piirangud, eks ole, raha pumbata, seda ka keskpank aitas, eelarve aitas, aga see oli ka tegelikult väga suva raha, mida ma võiks tuua tsitaati rahandusminister Helmet, see on katastroof. Et küll see raha ikka kuhugi läheb, aga ta muti auku ei lähe. Ja ikkagi omadele kandid ja ei olnud, see fookus ei olnud tegelikult kriisiprobleemil ja näiteks külvilaen. Jälle Martin Helme ütleb, et vaidlus on selle koha pealt, sellepärast ma ei tänita või laima, vaid ma räägin faktides. Et mis nüüd see põllumajandus, see suurim kannataja nüüd siin, aga EKRE-l on tohutud huvid seal, minister oli seal, eks ole, ja maavalijaid lootsid ära vastutused, aga külvilaen on esimene, mis pangad ära võtavad, mis on tegelikult kindlalt viimane, mille pangad ära võtavad. Külvilaenu kindlasti pangad ei võtta ära ja sai uuritud ja midagi nad ei võtnud ära. Aga sinna summati ka, ma ei tea, mis see Messi raha oli, mingi 200 miljonit. Pärast tulid ka sellised poolkriminaalsed faktid välja, ma olin siis järelevalve. Et vigu oli siis selle raha suunamisel, selle kvaliteedil, otsuste kvaliteedil, nad ei läinud mitte tingimata valupunktidesse, Porto Franco, eks ole, oli valupunkt või olnud. Kindlasti kinnisvara arendus ei ole see, mis oli valupunkt, aga 50 miljonit lubati. Et igatahes sellised juba enne kriisi või enne koroonat käest lastud eelarve sai tohutu võimenduse defitsiidi näol, eks ole, defitsiit võimendub omakorda, siis võimendab seda, ütleme, defitsiit võimendus, aga kriisid
siis tuli teine kriis peale, sõjakriis, ja siis tuli see sanktsioonid, et noh, igal etapil võib öelda, et midagi on valesti tehtud, midagi on halvasti tehtud. Ja praegu tehakse ka valesti, et ikkagi selleks, et valitsust koos hoida, tehakse ka sigadusi. Tänastes lehtedes on, need ei ole suured summad, aga see on tohutu moraalilangus, on ettekujutus, et tulusid-kulusid ei pea kuidagi võrdlema. Et see moraalilangus paari aasta, tegelikult umbes 6 aastaga, mis tuli, see kandub edasi. Enam ei tajuta, et riigi rahandus on üks teine asi kui see raha, mida me riigilt saame. Juba tore on saada, aga riigi rahandus peab olema ikkagi jätkusuutlik, mitte aina probleeme süveneb. Noh, eks ta oli see, parafraseerin nüüd peast ühte teist Helmet, kes ütles, et raha on siiski ainult tehniline probleem. Et raha ei ole eesmärk. Minul samamoodi. Taskud on raha täis, aga ei söö, ikka poodi lähed. No täpselt nii on, jah. Aga tulen tagasi korra rääkisid põgusalt ka korra sellest energiakriisi või energia sisendhindade poolt üles läinud hindadest, et mis sul see sinu arvamus on, et ma küsin puhtalt, kui meil oli see Facebook Live'i üleval siin see kuulutus, siis mulle üks sõber kirjutas, ütles, et küsi kindlasti Jürgeni käest tema arvamust ja küsimus oli midagi taolist, et mis sa arvad, kas energia arvatavasti odavamaks enam ei lähe või lähitulevikus? Et kas me peaksime tema küsimus oli loomulikult tuumaelektrijaama peale suunatud, aga ma mõtlen ka seda üldiseid neid elektrivõimsusi, et nagu me teame, 10 aastat ühtegi tuuleparki me teinud ei ole, kes selles süüdi on, vahet pole, kes on, aga tehtud pole. Vahe on selles. Milline on? Vahe on, kes on süüdi. Alati on tähtis mitte lasta ennast valesti süüdistada. Et selles mõttes see, kui me probleemi sõnastame ja siis öelda, tänitatakse, vaata, mis sa ise olid võimul 17 aastat. Et siis ei ole, tegelikult ju, see ei ole konstruktiivne. Võime ikkagi öelda, millal tehti, miks tehti. Ja energia hinna koha pealt, kõigepealt alates augustist on energia hind langenud. Kindlasti talv toob uue olukorra. Aga mis on probleemi selles, mitte ainult Eesti poliitikas, vaid ka teistes riikides, et see energiat minnakse otseselt hinnatoetusi maksma. Hinnatoetus tähendab seda, et defitsiit suureneb ja sellega probleem süveneb. Aga Euroopas on defitsiiti muidugi välditud hoolega, et on ikkagi need gaasihoidlad ära täidetud, et me kevadeni gaasiga peaks vastu pidama kogu regioonina ja paraku see on olnud Vene gaas. Et see asi käib ka lainetena, et need Euroopa hoidlad on suuresti Vene gaasi täis ja nüüd enam Vene gaasi me praktiliselt ei võta, eks ole, midagi võib olla, aga stabiilselt ma tea kõigi olude kohta. Osa Euroopast ilmselt ka saab, Ungarit silmas pidades, aga mõni teine, see muutub nii kiiresti, et ei jõua enam jälgida. Et iseenesest see defitsiit, alternatiivsed kanalid ja asjad on siiski hakanud toimima, aga halb on et makstakse sotsiaalpoliitika pähe, makstakse hinnatoetus ja hinnatoetused jõuavad ikkagi jõukamateni. Ja nad ikkagi peidavad selle turumehhanismi ära, et inimesed hakkaksid kokku hoidma. Peidavad ka selle rohkem kokku hoidma. Kõik on maharunenud praegu, eks ole. Öistarbimist ka meil on suur see, mis elektris on, see universaalteenus, eks ole. Kuna öine ei ole odavam, siis inimesed kohe lasid lõdvaks, enam öösel masinaid käima ei pane. Et see kõik mõjub. Pisikesed defitsiidid turul mõjuvad. Me oleme tegelikult olukorras, kus ennustatakse siiski ka meil, ma ei tea seda tõenäosust, aga ma räägin mitte omast peast, elektrikatkestusi detsembris. Kuna on Auver on välja, aga paljud teised, eks. Tuumajaama kohta oli just küsimus. Iseenesest sellist mulli nagu, hinnamulli nagu sõda alguses tekitas, ma ütlen, meil pigem ei ole. August oli kulminatsioon ja pigem see nagu rahuneb maha natuke. Kui poliitikad on targemad ka, siis kindlasti rahuneb. Aga võib-olla tuleb ka rohkem tuult, võib-olla tuleb ka rohkem päikest, siis et kevadel ka ei pöördu asi vales suunas. Aga tuumajaama suhtes mina olen ikkagi toetav, et siin on ainult sotsid millegi pärast, ma ei tea, Ossinovski vist on see
vedur neil, aga kuskil veel mingid hullikesed. Osinovski ei ole hullike, ta on ratsionaalne inimene iseenesest, aga noh, ikkagi sots ei ole kunagi ei saa olla lõpuni ratsionaalne. Et ma arvan, et see tuumajaama värk meile tuleb üks suur vaidlus veel ja kuigi enamus saab aru, et on vaja, millega ma arvan, et sots on võimalik, ma olen püstijala Riina Sikkutiga ka seda rääkinud, ta ikkagi sain talt kätte lause, et no aga see on selge, et ilma tuumajaamata taastuvenergiale üle minna ei saa, aga taastuvenergia poolt nad on küll. Erinevalt siin nii-öelda rahvuskonservatiividest või ka erinevalt näiteks Isamaad ma pean sinna alla, eks ole, Juhan Partsist, kes ei olnud. Ja kes süüdi on siiski küsimus, et ma võin oma ajaloost tuua kõik suured investeeringud, kõik on minu ajal nii-öelda, praegu on ka minu aeg, aga need olid ajad, kus ma olin kas Energianõukogus, valitsuses või siis lausa Eesti Energia üldkoosolek olid, jah. Et kõik need Estlink 1 hakkas vist varem, enne kui ma Eesti Energiasse, kus nad olid alguses koos ju, need Elering ja siis Eesti Energia, et me lahutasime nad vahepeal ära, siis Auvere. Tohutu tundub tehnoloogiliselt tohutu käkk, aga see oli see, mida me otsustasime ikkagi niimoodi, et ta võib-olla ta on risk, ta ei pruugi ära tasuda, ta suvel võib-olla tööta, aga teeme igaks juhuks tipuvõimsuste jaoks. Tegime ära, et ei tööta, pole enam nagu meie võimuses olnud, aga küll ta tööle ka hakkab. Tegime mitmekesise sellise võimaluse, et kasutab igasugu asju, gaasi ja kõike. Siis on seal need tuulikud, 2014 pandi ju viimane, ma olin rahandusminister sel ajal, eks ole. Et alustasime sellega tegelikult seal just nimelt Eesti Energianõukogus, et üldiselt me tegime nagu loogilised otsused, mis praegu probleemi leevendavad, aga selle nullindad või teistkümnendate teine pool oli päris null, et kes valitses, tuletage meelde. Et kindlasti oleks ühtegi Taavi Aasa tohtinud kunagi valitsusse lasta, see on ikka selles mõttes ikka möku, et sealt ei tulnud midagi. Aga ma annan nii palju õigust, et alati tegelikult on ju tasuvusarvutused ja kui turg on, et see põhiline energiadefitsiidi allikas või pikaajaline on ikkagi sellest, et elekter oli nii odav, et investeeringud ei tasunud ära. Ja nullin või selle ütleme siis seal kuskil 15-20 seal vahemikus oli ka väga, et seal mitte tehtud investeeringud seletus on ka see, et poleks saanud laenu, eks ole, et ei tasud arvustused ja siis oleks olnud nagu see hästi keeruline või ütleme, oli keerulisem teha, aga selgipoolest oleks pidanud ikka nägema, kui muu Euroopa hakkab väga hoogsalt rohepöördes nagu vanu kaevu kinni ajama, aga uusi veel ei ole, siis me oleks pidanud uute mõttes olema ikkagi vapramad. Jah, eks seal selle energiaga võib te eraldi saate siin või Facebook Live'i, aga ega minul see kõige suurem mure on see, et tuumajaama meil ei ole, kogu aeg keegi nagu räägib kuskil, aga päriselt nagu laubaldada pole olnud. Tuulikuid pole ka 10 aastat tehtud, et me oleme 10 aastat nagu põhimõtteliselt maha visanud, et me oleks 8 aastat, aga seal on tegelikult nagu loomulikult valitsuse ja inimeste taga, aga on ka hinnas, et ei ole ainult see tuumajaama koha pealt jälle. Ma ka siin praalisin, 2008 kirjutasin artikli Eesti oma tuumajaam. Aga tol ajal oli lootus, et on see väike, need moodulijaamad saavad rutem valmis. Praegu on jälle lootus, et nad saavad rutem valmis ja me saame 10 aastaga püsti. Tolle ajal Eesti Energia isegi hakkas, võttis kohti ja asi oli kuni Fukushima tuuma katastroofini ja siis tõmmati kõik laualt maha. See oli ikkagi tehnoloogiline värk, et see 4. põlvkond või kuidas ta nimetati, et see oli nagu käeulatuses justkui. Aga Sandor Liive paneb inertsik edasi, et ta on selles mõttes nagu nii ruttu kui saame ikkagi, ma arvan, nüüd on see koha valik on probleem. Aga ma arvan, et sellist nagu üle-eestilist vastuseisi väga ei ole. Kuule, aga aeg läheb hirmsa hooga, et lähme natukene ka nüüd eelseisva aasta peale. Valimised on tulemas, Riigikogu valimised, sina oled meil siin esinumber, jumal tänatud. Aga
ärme nüüd praegu sinna minevikku liiga palju pane, aga ma lugesin sinu üks artikkel oli sellest tulumaksu miinimumist vabastusest, et seda räägitakse ka küll maksuküüruna, edasi keegi aru ei saa, mis see maksuküür tähendab, ja siis ma lugesin ka ühe konkureeriva erakonna esimehe peal kommentaari selle sinu jutule, et see teeb rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks, et mina sellest aru küll ei saanud ausalt öeldes, kuidas ta nüüd vaesed vaesemaks teeb, aga kellelt sina lugesid seda? No oli üks tantsumees, et Ratas ka kirjutas seda või? Minu meelest oli jah, et aga vahet ei ole. Et äkki sa selgitad niimoodi lihtsalt, et mis see mõte on üldse? No lihtsalt on see, et väga tähtis on, kes selle kirjutas, et mina vastasin Postimehes Taavi Aasale ja siis 2 päeva pärast minu vastust ilmus täpselt sama tekst praktiliselt selle, ütleme nüüd, järgmiselt Keskerakonnast Kersti Sarapuult. Et kui Ratas ka on juba jõudnud, no siis on ikka vägev, nad sama teksti ja sama pealkirja all on mitmel mis nad ütlemata jätavad täiesti, on see, et vaesed vaesemaks ju tegelikult ei jää, sest et see võit hakkab pihta praeguse 500-ga võrreldes, eks ole, 500-lt. Järgmise aasta me juba tegime ühe sammu ära, samas suunas tõstsime selle 500 pealt selle piiri 654-le ja vabastasime siis keskmise pensioni järgmisest aastast tulumaksust. Et kui see käkk tuli, siis mina isiklikult valimisreklaamis lubasin, et me ei lase seda teha. Neil põhjustel. Aga suitsunurgas jälle tehti meil ära. See on demokraatia, Jürgen, see on demokraatia. Ei ole tingimata demokraatia, et see on, vandenõu on ikka demokraatia grimass pigem, et kui valimiste võitja maha võetakse vale argumentidega, eks ole, nagu kõik oleks õudselt halvasti, siis see ikkagi demokraatia grimass. Osa demokraatiast, grimass. Ja ühesõnaga see tookordne kehtestamine algas juba sellest, et võeti metsikult ära, valetati, nende piiridega valetati, eks ole, meie oleksime tõstnud sujuvalt kõigil, nad võrdlesid eelmise aasta miinimumiga, mis oli tolleks ajaks juba tõstetud, üle 10% see miinus. 25 eurot oli tolleks hetkeks juba nagu seadustatud, nad võrdlesid 180-ga. Siis nad võtsid ära igasugu madalapalgaliste toetused, võtsid keskmise või selle pensionäri täiendava tulumaksuvaba miinimumi, sellised asjad katteks. Tõsid aktsiisi järjest. Nii et järelikult see võit oli juba võlts. Aga nüüd edasi nad väidavad, et mustvalger, et vaesed kaotavad, eelarve, jah, kaotab. Aga ei alga see võit 2100-st, nagu nad üksmeelselt kõik kirjutavad, et see on jube inetu. Et algab ikkagi sealt 500-lt või siis 654-lt tulult. Teistmoodi ei saa sotsiaalpoliitikat maksueranditega teha, et ikka maksu peab ka maksma. Et need, kes maksu ei maksa, neid ei saa aidata. Kõige vaesemad ei saa maksueranditega aidata. See on see põhjus, miks me võitleme maksuerandite vastu, sest nad lähevad vales suunas. Väga kulukad, aga vales suunas. Aga kasv siis algab 1200-st. Kiireneb, algab, eks ole, poole varem, siis hakkab kiirenema ja 2100 euro peal see kasv lõpeb. Nemad ütlevad, et seal algab. No see on vale. Nende tüüptekst on täis sellised lollakaid valesid. Näiteks nagu inflatsiooni oludes ja nii edasi. Tegelikult on ju inflatsioon söönud selle miinimumi ka ära. Et inimestele lubatud võit on ju järjest väiksemaks läinud. Ta on väiksemaks läinud selles kriitilises vahemikus 1200-2011, kus see äravõtmine toimub, kui ka seal all. Et selles mõttes peaks olema nagu ülestunnistus, et me olemegi unustanud selle 7 aastat tõstmata. Ja neid asju tuleb ikkagi selles kontekstis, 7 ei tule, aga 6-5 aastat küll. 5 tuleb jah, täis. Et millal ta kehtima hakkas. Nii et igal juhul see, mis on maksuküür, see tähendab lihtsalt seda, et selles 1200 ja 2100 tuluvahemikus, mitte tuluvahemikus, vaid rahavahemikud, mitte sellepärast, et maksumaksjad, kes asuvad seal, mitte need, vaid see tuluosa, mis jääb 1200 kuni 2001-ni, miks ma niimoodi väga 2100-ni, miks ma seda väga rõhutan, et meie oma sõerdid, vabandust, aga me vaidleme sees, et on andnud valesid signaale, et see tuleb ära parandada. Ei, mitte need inimesed, vaid see vahemik tulust. Seal võetakse esiteks muidugi 20%, aga lisaks võetakse ära ka miinimumi.
Meie nüüd anname seal miinimumi tagasi, mis tähendab, et kui ära võttes, nagu praegu kehtiv on, siis järgmine aasta ka, need kasvavad äravõtmine ja 25% summeeruvad, siis selles vahemikus järgmisest aastast on tulumaksuprotsent 34,5. No liiga kõrge. 34,5 on röövimine. Sul öeldakse, et saad 100 eurot, tegelikult saad mitte pooled vähem, aga kolmandik vähem, eks ole, raha kätte. Ja see kõik pidurdab siis sellist palga tõstmist, neid, keegi helistab, ma naljapärast vaatan, kas Sõerd helistus. Et ta ei vaata järelikult, tuleb tal helistada. Et ühesõnaga see maksuküür siis näeb välja graafikul niimoodi, et kui 20, kõigepealt on 0 maksumäär, siin on see maksuprotsent, siis ta tõuseb 20-le, siis 1200-st kuni läheb ülesse 34,5-le ja siis ta läheb niimoodi ja kukub uuesti alla. Nii et see osa, see 34,5-ne maksumäära piirkond, see on see küür. Aga no mida sa inimesele ütled, kas ta tegelikult seda küüru tunneb, ta ei tunne ju. Ta lihtsalt vaatab, et kurat, kui vähe on, aga hea seegi, eks sul tõsteti palka. Aga jube kallis on seda palka tõsta, jube, ütleme niimoodi, tegelikult seda ja ka kätte saab vähem. Selle haldamine on kindlasti, mõttetult ja kõik see läbipaistvus. Mingid põhjust ei ole võtta, sinna vahemikku langevad ju õpetajad, kõik need suured strateegilised siis palgasaajad, kultuuritöötajate miinimumpalk on 1600, eks ole. Viimane ots tuleb 34,5-le. Õpetajate keskmine või see miinimumpalk on 700, mingi 38 või midagi, 39, eks ole. See läheb jällegi, peaaegu kolmandik läheb sellest. Keskmine palk tõuseb kuhugi 1200-le, 1800-le. Jällegi 600 pealt võetakse, sellest võetakse ära 34,5%. No see ei ole mõistlik. Tehase töölised, eks ole, kellega meil on ju ka tohutu siin nagu oma hinna konkurent, saavad ka enam keskmist palka igal pool, kus me oleme käinud, niimoodi meile öeldud. Et tehastes, et ei ole mõtet neid nöökida. Ja miks ma seda ütlen, et ka suuremaid palku ei ole vaja nöökida. Et kui sa seda teed, siis sa saadki sellise küüru. Ja kui sa seda tegemata jätad, siis tuleb ka öelda ausalt, et need inimesed ei vaja energiatoetusi. Sellisel määral universaalsed toetused, energiatoetused lähevad, Keskerakond kirjutab, et nad mõisaid ja basseine kütavad. No ega ikka ei ole selle raha eest võimalik hankida. Aga me peamegi vältima selliseid hullumeelseid, nagu Keskerakond, see räägib, jutt on Keskerakonnast, eks ole. Keskerakond ütles, et kõik inimesed on hädas, kõik meetodid on head, kõiki tuleb aidata. Me ütleme, et kõik ei ole hädas, aga võiks teha niimoodi, et me nüüd rohkem neid maksuerandeid ei tee. Neid on meie programmiga sulutakse, me anname kõigile kätte koormustevaba raha, siis 700 eurose ja tehke ise oma need lõbustused selle raha eest, et me rohkem ei jaga neid. Just need maksuerandid on need, mis hakkavad seal kuhugi 2000 tulu pealt hakkama nagu väga ebavõrdselt jaotuma, et nii toidu käibemaksu vähendamised kui igasugu harrastuste maksuvabastused kui igasugu erakindlustused, need on kõik need, mis sinna ülemisse otsa lähevad, et nii-öelda rikkad rikkamaks, et nad tahaksid ühe käega võtta, teise käega rohkem juurde anda, aga julgelt ikka inimeste heaks, Jürgen. Oma inimeste heaks. No, see on see kuulus anekdoot, et me oleme inimeste heaks punkt 1 ja punkt 2, et siis see inimeste nimekiri, et kes sealt tuleb. Aga kes Facebookis meid vaatavad, ma vaatan, kas on kellegi küsimusi tekkinud seal, siin Rain korra vaatab. Momendil ei ole, on saalist tekkinud. Praegu inimesed veel mõtlevad vastuseid. Aga ma siis küsin sellise, ma ei tea, küsimuse, mis on omavalitsusjuhina, me täna andsin just eelarve üle, eelarve on tasakaalus
väga raske üldiselt on, riik tõstis seal õpetajate palkasid ja me peame järgi tõstma ja saame hakkama. Aga ma küsin siis sellise küsimuse, et riigieelarvet, kas ta kunagi nagu meil tasakaal üldse veel nagu jõuab? No võt, kui ta käest lasta, siis on väga raske. Et mis meid natukene sellistel oludes, kus nagu üldine mentaalsus on, eks ole, et aga jagame ja raha tuleb seina seest, siis on raske ausaid valitsusi moodustada, pehmelt öeldes. Ma saan täiesti nagu ka valitsust aru, aga ega ma rahul ei ole need eelarvetega, et seda on ikkagi seda rüüstamist on 2016. aasta lõpust, sest nad solkisid tegelikult ka 2017 eelarve juba ära, mis oli juba meie nagu kätega tehtud. Et iseenesest inflatsioon, kui me kuludega kaasa ei jookse, aitab seda auku täita küll. Aga hull on see, et me jookseme. Inflatsioon on muidu universaalne tööriist taolistel juhtudel, aga me ise paneme samas tempos vist kaasa. Kui me paneme samas tempos kaasa, siis me anname inflatsioonile hoogu ja eelarve ei tule kunagi sellest välja. Nii et ütleme nii, et oleks vaja ikkagi mõistlikku valitsust ja mõistlik erakonna juhte ja ma siin pean silmas meie traditsioonilisemaid koalitsioonipartnereid, et ma ei looda siin üldse Keski või EKRE poole, aga Seeder ega Läänemets ei ole muidugi mehed, kes saaksid aru sellest või nõustuksid sellega, et tegelikult peavad defitsiidil on, neil ei ole kasulik seda tunnistada, et defitsiidiks on oma aeg ja defitsiidi kaotamiseks on oma aeg. Et praegu ei ole defitsiit iseenesest ju patt sõja tõttu, seal on väga palju neid kaitsekulusid vaja teha ja ta ei ole ka patt selle võrra, mis läheb siis energiatoetusteks, aga energiatoetused lähevad jällegi väga sõelaga. Nad jõuavad ikka väga väheses osas tegelikel abivajajatele. Nad on peidetud ka muidugi. See universaalteenus, mis ergutab inimesi rohkem tarbima kallimat elektrit, ja hinda üles ajama on ka peidetud eelarve kulu. Sest et ta tuleb siis dividendide ja investeeringute arvel. No nii ta on, jah. Ma küsin, loomulikult ega üksinda Eestis valitseda on praktiliselt võimatu, aga kui sa saaksid olla üksinda, ütleme, Reformierakond ainuvalitsus, sina oled, saaks öelda, et me teeme nii ja nii ja nii, et mis need... Ma isegi ei looda, et unistada ikka võib, et sina... Kui ainuvalitsemisest piisab. Kõik vaatavad ju, kuidas käituvad konkurendid ja kui need raha puistavad, siis on neid, kes mäletavad veel, kuidas eelarvet tegijad enam nagu praktiliselt poliitiks ei olnud. Et praegu ikkagi on see, et pannakse uhkelt miljard miinust ja siis öeldakse, et see on vaba raha. No tegelikult ei ole, eks. Vanasti oli nii, et taotlusi oli, ütleme siis mingi $500 miljardit rohkem kui tulusid, siis tuli hakata tegema struktuurseid reforme. Siit selle, näiteks kui haridusministri peale mõelda, siis meil oli väga hea vaim selles, et koolivõrku tuleb korrastada, selleks investeerida. Viljandi gümnaasium on üks näide ju. Esimene Eestis. Jah, ta oli esimene. Aga pärast tuli ju igalesse maakonda see programm, et see oli nii-öelda piloot, hiljem oli see teadlik selline ka põhikoolidele tuli see programm, et siis ikkagi võetakse pindu kokku ja vabanev raha saadakse õpetajate palkadeks. Seda laadi struktuurseid reforme nagu üldse enam ei kuule, et ei ükski minister ei huvitatud, et pigem on nii, et siseminister ehitab koolimaju, et lehti loeb, see on ju tegelikult košmaar. Mina selle poolt ei kavatse hääletada, aga ma ei tea, mis sellest saab. Lihtsalt kanditakse omale mingit näiliselt vaba raha, mis tegelikult on ju üks osa sellest hiiglaslikust defitsiidist. Aga oleks vaja tagasi küll tulla, eriti selleks, et mitte inflatsiooni kütta, aga jah, maailm on mingis mõttes nagu alla käinud. Mis on omaette, et kui karistus juba, eks ole, et Briti valitsus kukkus sellega, et tegi Helmet, et Liist Truss, eks ole, ütles, et maksud laseme alla ja siis selle asemel paneme laenud.
nädalat või 2 kuud, palju ta seal oli, ei mäleta, 2 nädalat. 40 päeva midagi äkki. Jah, et ja siis ta vabanes. Ja nii palju turud karistasid ära. Mitte vali ei karistanud, mitte partei ei karistanud, vaid turud karistasid ära. Neil hakkasid laenuintress tõusis üle 4%. Nüüd, miks ei tohi valitsus tegelikult niimoodi edasi panna, on ju see, et ta võitleb just nimelt selle intressi tõusu vastu. Keskpank tõustab intressi. Kõigil tõusevad intressid. Aga valitsused käristavad miinust ehk inflatsiooni otsa. Nad on nagu vastamisi ja sellepärast ei saa ka keskpank olla intressi tõstmistel vaoshoitud, sest valitsused käristavad inflatsiooni otsa. Vastas suunas lähevad. See on kõige halvem näide, mis mina nagu suudan meenutada, kus valitsused ja keskpank liiguvad selgelt vastassuundades. Ja seda kõrgemaks intressid kasvavad, seda kallimaks läheb ka Eestil laenamine. Et üks püüab inflatsiooni alla suruda, teine annab hagu. No, mis sa ennustad, kui paljuks Euribor siis meil tõuseb järgmise aasta lõpuks? Tohi ma siin väita, nagu, et ma teaks, aga olen arvanud, et ta nagu et ta nagu väga üle 2% ei tõuse. Nüüd ma arvan, et järgmise aasta lõpuks. Ja, et siis ma arvan, et ta tegelikult üle 4% ka ei tõuse. Aga eelmine kord sain petta, ma juba näen, et tõuseb üle 2. Ma enda arvates näen. See on kõik ikka väga kinnine moka otsast ütlemised, mida tuleb tõlgendada. Siis mis on siin võib-olla korrigeerimisele läinud, kui see minu hea kolleeg kunagine Christine Lagarde ütles, et tõstame seni, kui inflatsioon on 2%, siis tegelikult pärast mindi seda klaarima, et nii päris ei ole, et nad ikkagi vaatavad, kui inflatsioon hakkab alla minema. Et kui ära oodata see 2% inflatsioon, siis oleks vaja, ma ei tea, 8% Euribor. Et kui nii öelda, kui öelda ette, et kui üle 4 läheb, siis meil suurriigid Itaalia ja nad on väga hädas. Nad on iseennast sinna viinud. Ja. Et seda ma mõtlengi, et me jumala eest nagu sama teedi läheks, aga me võime veel laenu võtta, meil on vähe võetud, et inimeste jaoks ikkagi. See on õnneks nüüd ka turg on ära karistanud, eks ole, on ka meie intress üle 4%, mida oligi vaja tõestada. Ja see intressi kulu liigub arvestuslikult niimoodi, praegu ei ole veel, aga liigub ikka 100 miljoni kanti, mis on juba väga suur raha. Et ei ole see, et kõik arvast, meil on laenu, meil on nii madal laenukoormus, räägivad inimesed, kes ei oleks selleks mitte lillegi liigutanud, vastupidi. Ja nüüd õigustavad laenu võtmist, aga just nemad ei saagi enam odavalt, sest et kõik näevad, et eelarve ei tule otsaga kokku ja on 1000 probleemi, et ei ole mõtet ka Eestile anda nii odavalt. No nii on. Nii on vahepeal tekkinud küsimusi saalist. Ja. Uuesti läks korra tagasi selle energia teema juurde, mis nagu segab tegemast ühendusi nendele päikeseparkidele. See on nagu teemaks, et on palju investeeritud päikeseparkidesse, aga ei saa ligipääsu siis riigi võrgule, või on see väga kallis? Ikka, just, ongi väga kallis, et võrk ongi ja siis kui ega siis see ongi oma hind, et kui mingis talus on päiksepatarei paneel üleval, ega siis ei olegi majanduslikult mõistlik talle luua võimalust kuhugi müüa. Aga nüüd tööstusparke, mitte neid eraisikut tahtlused. Ja, aga ka nemad on seal väga tehnilised, eks ole, seletused, mida mina mitte energeetikuna hoidun nagu väga spetsiifiliseks minema, kes ma kuulan ka, mida eksperdid räägivad, et seal on poliitiline valik on selles, et kui tohib seda sõna kasutada, et kui palju solidariseerida võrgukulusid, kui palju neid jagada ja kui palju siis küsida konkreetselt tegelaselt. Et kindlasti suund läheb mingis mõttes see, nagu ka internetiga mingis määras olnud, et me enam igaüks ei maksa oma juhtme eest, vaid ühiselt makstakse võrgu eest. Aga seal on ka piir, eks ole, igasse metsatallu ikkagi juhet vedada läheb teiste suhtes ebaõiglaseks ja kui mõelda, mida see Konkurentsiamet on siin teinud, eks ole, vägis hindu alla surunud ka majanduslikus mõttes ebamõistlikult teinekord, siis üks, mida on ta nõudnud nendelt reguleeritavalt ettevõtetelt, on võrguettevõtetelt näiteks konkreetselt, et tuleb vähem investeerida.
ja muidu läheb hind kalliks. Noh, mida need siis vaesed veskimägid teevad, nad saavad vastu päideks. Või siis, mis ta teine võrk meil on, ma tahan alati öelda, ühesõnaga see jaevõrk. Jaevõrgu nimi. Elektrilevi. Jah, Elektrilevil sama asi. Talle lubatakse mingisugust hinda, eks ole, reguleeritud, ta on monopol. Konkurentsiamet vaatab neid üle, aga siis teeb ettekirjutust, et investeerige vähem. Noh, see on see, mida see tore konkurentsiamet on tegelikult ajanud. Nüüd ta siis mõtles välja sellise universaalteenuse, mis ei kata nähtavasti seda tegelike kulusid sel määral, mis ettevõtet nagu rahuldaks, et teeks ettevõtetele mõttekaks ühe ja teise asja. No, meil kogu aeg hinna ja investeerimise vahel valik, aga kui me hinda alla surume, siis me investeerime alati vähem. Kas turu kaudu või siis selle sama regulatsiooni kaudu. Igal juhul odav energia on kokkuvõttes mõjub halvasti. Nii, nüüd on meil Facebookis ka küsimused. Risto Kaljurand küsib, et kuidas teha konservatiividele selgeks, et ilma targa välistööjõuda ei soosi teadus-arenduskeskuste loomist ja innovatiivset tööstust? No ega nad siis, nad on ju kõige targemad ise kõigepealt, et kas neile selgeks saab teha, minu arust see Eesti jällegi peas tahan seda kirjutada sellest, et ega see jutt, et siin nagu me vastanduksime kuidagi konservatiividele ei ole või nendele EKRE-le, ma ei taha neid konservatiiviks nimetada, et see populism ei ole, see konservatiivsus ei ole populistlik asi üldse. Ta on alalhoidlik ja ma iseendast hindan seda alalhoidlikkust ja sellist, et liberalism vajab ka kaitseks konservatiivseid mehhanisme. Kaasa arvatud tegelikult migratsiooni eest, nagu ettevaatliku migratsioonipoliitikat. Aga nemad ei vaja mingi selgeks tegemist, nemad vajavad vaenlast. Ja vaenlaseks on siis, eks ole, kes iganes. Nii nagu Trump otsis järsku oli, neil on ju kujutada WHO nendel see vaenlane, et meil lähme tööle, meil on plakatid WHO maha tõmmatud. Milles WHO süüdi on? No kuidas saab, eks sellepärast, et Trump läks seal oma tervishoiu nõunikuga vastuollu, puikles seal vastu või WHO nendega, siis me võtsime ka nüüd, Trump on, meil siin kandideerib Kalle Grünthal, eks ole, kes veab sellised loosungid jaburusi. Et seal ei ole mingit selgeks tegemise ülesannet, seal on ütleme, ühiskonna enesekaitse küsimus ja selles mõttes teeb suure veaga, tegi tegelikult veaga Alar Karis, kes ütles, et valimised ei ole kahevõitlus, sest et see pole kunagi olnud, see on kogu aeg olnud agressioon, mis toimub. Et meie ei ole seda kahevõitlust otsinud, kuigi see meile ka kahju ei tee, aga ühiskonnale teeb kahju see agressioon. Me saame ainult vastu hakata. Karis ei tea, et ka tema on juba paaria staatuses. Juba teda koheldakse varsti samamoodi kui Kersti Kaljulaidi. Mul on kahjuks sa näed need siseringis pigem neid, aga tema on juba ka selline, tema ei allu raisk. Kuradi mis sõltumatu president, et ei allu ettekirjutustele. Nagu kõik see politsei ja kohus ja nii edasi. Et nendel on vaja ikkagi teadmist, nemad ei vaja, nad vajavad maailma õpetamist ja võimalusi, et otsida mingi vaenlane, keda siis tampida. Aga ma soovitan ka migratsiooni teemal meie omadele natuke tagasi hoida, et see ei ole mingi eesmärk teha siis Eestis mingi võõrtööjõu paradiis, et me tahaks ikkagi omamoodi siin elada ja selge, et ükski kultuur massilist tööjõu liikumist tegelikult välja ei talu, kui ta ei ole just despootlik nagu kuskil Araabias, eks ole, kus on eraldatud ilma õigusteta võõrtööjõud ja nii edasi. Et me tahaks ikkagi oma eluviisi ka säilitada. Et see on, tegelikult on see peenmehaanika, mitte selline vasaraga ütlemine. Ja kui me lähme seda kirvega või vasaraga seda asja seletama, siis me saame hullema süüdistuse, hullema vaenu ühiskonnas. Ei tasu neile kunagi jätta muljet, nagu me igatseksime siis kõik välismaalased siin tööle panna. Et nad ikkagi tuleb panna Eesti jaoks tööle nii palju kui võimalik mujal ja nii palju kui vajalik siin. Nii, kas oli Facebookis veel küsimusi? Ei olnud?
kell on halastamatult möödunud, meil on peaaegu tund on läinud, et tegelikult teemasi oleks veel ja veel, aga on sul omal midagi, mis südamel, mis sa arvad, et oleks nagu õige asi minna, mõtlen just majanduse mõttes? No ma ikkagi arvan, et tuleb see paradigma tagasi tuua, et riik ei juhi majandust, et meil on suhteliselt palju häid otsuseid tehtud ja on asju, mida me mõjutada ei saa, aga see ponnistus reguleerida asju, mida reguleerida tegelikult ei saa, et see tuleb, need lollid ideed tuleb tegelikult tagasi tõrjuda. Et valimiste põhiteema tegelikult ei ole majandus, vaid selline libamajandus, kuidas öelda, et nagu oleks võimalik 3 senniga elekter või siis, et maksud alla ja kulud üles, nagu siin nagu põhioponent, eks ole, väidab, et see majanduse jutt peaks viima selgetele raamidele, et siin oli, ei saa salata, et eelarvepoliitika koha pealt, mitte majanduse koha pealt, räägivad need parempoolse, see idu, kes see on, eks ole, see ilmselt üle künnis ei ole mingit santsud saada, aga räägib suhteliselt klaari juttu, aga paraku seda, mida me juba 90-ndatel kõik ära oleme rääkinud. Et nad kopeerivad meid ja nad ei ole realiteetidest sõltuvad, nad ei ole koalitsiooni piirangutes ega milleski, saavad rääkida eelarve tasakaalus praeguse olukorras ja nii edasi, aga üldjoontes tuleb ikkagi nagu põhiväärtust kaitse, on see märtsi valimistel. See on see, et majandusvabadus, mitte majanduse juhtimine mingit hullumeelsete poolt, kes on õppinud mingit hoopis muid asju, eks ole, kui nad üldse midagi on õppinud. Kohtuvõimu sõltumatus, eks ole, õigusriik, turumajandus üldiselt, eks sellised põhiasjad on, tänagi sain signaali, et ka näiteks vabad valimised, mis on liberaalse demokraatia see koostisosad kõik, mis peaksid olema nii sotsidele, Isamaale kui meile vaieldamatu väärtus, liberaalne demokraatia, Eesti põhiseadus on ju löögi all ja sealhulgas siis see, täna oli siis see, mis täna oli nüüd, praegu ei vii kokku, aga ühesõnaga läks nagu peast ära, mis see tänane detail oli, aga põhimõtteliselt jah, nende kõigi asjade vaidlustama, valimiste usaldusväärsus, eks ole. No kindlalt surub peale see, et inimesi ässitatakse, et petetakse, eks ole. E-valimised on täna juba oli sinu konkurent Jaak juba seda mainis, et paberi peal kindlalt võidavad, aga E-ga teeb Reformierakond sohki. See oli Facebookis äkki, tal oli mingi kirjatükk seal. No mina ütlen, et nad teevad sohki kõiges ja ei ole oma hääli välja teeninud, et saagu enne üks hariduse paberi kätte, et siis tulgu praalima oma häältega, et see lollide häälte püüdmine sellise meetodiga, et see on ikka tegelikult jälle demokraatia grimass, selline inimene saab üldse hääli. No nii see elu on. Nii, nüüd on meil aeg läbi, ma saan aru, et ei jõudnudki rääkida katuserahadest, mis on kindlalt nagu siuke huvitav teema, et mida sina kunagi jaganud ei ole ja kes tahab, sai täna lugeda kohalikust lehest ka seda, sinu mõtteid ja... No uut on värsket on peale tulnud, et siin sotside esimees on, et mina tol hetkel ei teadnud seda, aga saanud mingi 15 milli ja jagab seda ikka täiesti suvaliselt. Siseminister jagab koolimaju. Ja isiklikult, et üks meil tuleb oma komisjonis selle üle siis nagu vaidlus, et mina ei ole sellele alla kirjutanud ega kavats. No nii häbematuks tulevad. Meie käega hakkavad tegema, seal on isegi mingi seletus alla kirjutatud, mis ma ütlesin kohe, et kuule, mis asja. Paber ikka kannatab kõik. Ei, aga paberil, ma ei ole näinud, et Rahandusministeeriumi paber on võltsib. Kus see tuleb? Kes selle alla kirjutas? No mures. Meie rahandusminister. Eks ta see poliitika vist liigub rohkem sinna jagamismajanduse poole momendil, on liikunud viimased aastad, et eks selle tuulest tuleb vist purjetada momendil. Valetada ei tohi. No nii, meie siit jätkame Viljandist kohvikus Fellin juttu, aga Facebook Live lõpetab. Aitäh, kes vaatasite ja eks need julgeolekutuurid kindlasti jätkuvad ka teistes linnades ja huvi on siis külastage ka neid, loomulikult Jürgenist põnevamini keegi ei räägi,
aga nii see elu on. Olgu, kõike head.